mõned väejuhid võib-olla teadsid seda, et Taavet ja Jumal ja et see prohvet ei teadnud sellest loost midagi. Jumal ütleb prohvetile, et mine Taaveti juurde ja räägi talle üks lugu. Ja ta rääkis ühe lamba loo, kes tahab lugeda, siis otsige piiblist üles, kes pole lugenud. Ta räägib ühe lamba loo talle, täiesti, et ühel oli suur kari ja siis teisel naabril oli väike kari, üks lammas ja nüüd siis kellel suur kari oli, see läks seda väikest lammast või seda ühte lammast naabrimehelt ära võtma. Ja Taavet läheb põlema ütlema, et oi, kui on ikka mees küll, kes süükust asja teeb. Ja Jumal laseb prohvet ütelda, et Taavet, see mees olid sina. Ja nüüd Taavet kohe parandab meelt. Taavet elus oli üks pind, mis tahtis lahendamist saada. Ja Jumalal oli üks mees, kes läks seda pindu ära võtma. Ma ei tea, kas selle prohvetil endal oli mingid probleeme ka, mingid pindused, seda piibel räägib. Aga mis ma täna tahan öelda, et sina ja mina oleme need inimesed, keda Jumal läkitab maailma keskele neid pindusid ära noppima. Kas sa usud seda? Sul on vaja prohveti, sul on vaja sõna Jumala käest. Ja ma usun, Jumal ka igatseb, et tema kogudus võiks olla tõusta nende prohvetitena ja nende läkitatutena, kes lähevad maailma keskele neid pindusid ära võtma. Ma olen mõne oma tuttavaga vahel rääkinud, lihtsalt tahame juttu ja nüüd seda hakkavad rääkima. Praegu on ükskõik missuguse kanali sa telekast lahti teed, on selgelt nägid tuleproovid või mingid ennustajad või mingid kaardipanijad, need on hästi palju. Vahel on ikka küll televisioonid näiteks, come on, mingi nõia riik või mina ei tea. Aga tegelikult ma hakkasin mõtlema, et need inimesed, kes vaatavad neid saateid, võib-olla on midagi, mida nad igatsevad. Ja nüüd on hingevaenlane, kes nendele seda pakub. Ma usun, et see oli, kui me loeme piiblit, siis me näeme, et see oli ajal tamamoodi need ennustajad ja nõiad, kes siis kuningatele nõu andsid. Aga teatud kohtades on ka need Jumala mehed, keda kutsutakse aeg-ajalt välja. Ma usun, et tänapäeval oleme need Jumala mehed, meie, sina ja mina, kes peaksid tegelikult selle osa võtma, et selle osa täitma, et inimesed ei annaks nende selgeltnägijate järgi, et nad teaksid, et oot, seal elab üks kortermaad, ma tean, seal on Vaita. Kuule, lähme räägime temaga, et ta oskab mulle nõu anda. Ma usun, et tuleb aeg ja ma usun, et Jumal tahab, et me oleksime valmis mitte nüüd kuulutama nendele mingisugust tulevikku, mis neile tuleb, aga aidata neid välja võtta neid pindusid. Ja ma usun, et Jumal tahab, et me oleksime valmis ja näeksime neid, et kui sa lähed oma töökohta või oled seal ja sa tajud, et midagi nagu on õhus, siis palu Jumal, et Jumal, mis siin toimub, et räägi ja sa lähed lihtsalt selle inimese juurde ja sa lihtsalt kas sa palvetad vaikselt või saad seda midagi öelda. Mul oli hiljuti üks vestlus ühe töökaaslasega. Lihtsalt läksin talle printeri tahma viima ja siis natuke juttu ajama, siis ta hakkas oma südant puistama ja oi, tead, ta on ka nendest kaardipanemistest ja selgeltnägijatest ja siis ma mõtlesin korraga, et ütleks talle, et kuule, et need on ikka väga pahad asjad, ära seda vaata. Ja mõtlesin seda, et kui ma nagu pahvatan talle vastu, siis täna mul ei räägi neid asju. Ma ei usu, et ta siis järgmist korda enam julge mulle ütelda, see on see usuvend, et see ka tee. Ja ma kuulasin ära, ma üritasin teda nagu vaikselt hakata keerama seda juttu teiste asjade peale. Nagu Paulus, kui ta läks sinna Ateenasse ja nägi seal nii palju ebajumal, et ta oleks nüüd ütelda Ateena meestele, kuule mehed, te olete ikka päris segid. Vaadake, mis on, Jumal tuleb ja lööb teid lihtsalt maha siin. Ei, ta leidis ühe asja, kust kinni haarata ja kuulutada selle kaudu evangeeliumi. Ja midagi muutus seal linnas. Jumal on kutsunud meid nendeks sõnumi viijateks, kes neid
pindusid ära nokib. Meil endal on ka need pindusid, küll ja küll. Aga vahel me istume oma nurgas ja nokime oma pindusid, aga Jumal on kutsunud meid nokkima teiste pindusid. Me notame aitama, mitte nüüd valkasid teiste silmast välja tõmbama, aga mitte hukka mõistma, aga mine lihtsalt inimesi juurde ja lihtsalt palu, et Jumal võiks näidata tema olukorra ja lihtsalt hakata rääkima, profeteerida talle asju, mis Jumal tuleb rääkida. Siin need prohvetid, kes Eelia kohta, mõtleme, Eeli oli vägev Jumala mees, oli küll. Aga kui täna Eelia tuleks sulle kaubamajas vastu, sa ei tunneks seda äragi. See on tavaline, nagu mu naine ütleb, regular Jack, täitsa tavaline mees. Mis siuksest oodata on? Aga südames oli midagi. Sina ja mina oleme samasugused Jumala ees. Meil on veel parem olukord, meil on püha vaim, kes räägib meile asju, kui me küsime. Ja vahel Jumal paneb meid mõne koha peale tööle või midagi tegema ja mõtleme, et kas ma ikka pean siin olema. Ja kas see, mida ma teen, või küsimus see, kas see, mida sa seal teed, kas see on ainult see, mida Jumal on sind kutsunud tegema või on Jumal sind pannud seal oma töökohas tegema midagi, mida keegi teine ei saa teha. Ta läkitab sinu ellu, sinu juurde inimesi, keda ta tahab, et sa aitaksid. Ja võib-olla tuleb päevast päeva inimesi meie tuppa sisse ja sa räägid nendega tööst ja asjadest. Aga järgmine kord, kui tuleb, siis küsi Jumala käest, Jumal, kas siin on midagi, mis peaksin ütlema selle inimesele, kas on midagi, et ma saaks aidata seda inimest. Ja enne kui ma lõpetan, ma tahaks tegelikult paluda ja lihtsalt ka õnnistada